Sest tüüpiliselt ongi see, et tagasiside tähendab seda, et ma annan sulle teada, milles sa saad jutumärkides ennast arendada, ehk siis mis on sinu puudused, mis on sinu probleemid, mida võiks rohkem olla, mida võiks vähem olla. Aga töötaja vaatest jätab see mulje, et kuule, kõike seda, mida ma siin 3-4 kuud teinud olen, seda sa üldse nagu ei märka. Miks me sellest ei räägi? Ja seepärast see süsteem väga hästi võimaldab luua tasakaalu, tunnustamise ja konstruktiivse tagasiside tasakaalu. Ja loogika ongi siin see, et proovi alati siia jätka tulpa leida vähemalt 2 korda rohkem asju kui siia. Ja algul see võib olla väga võõras, sest et pole harjunud niipidi vaatama. Ja siia ei tohi midagi loomulikult välja mõelda, need peavad olema reaalsed asjad, mida sa oled täheldanud. Ja see ongi süsteemne lähenemine oma inimeste arengule, sest mida rohkem sa suudad siin asju öelda, seda suurem on vastuvõtlikkus ka nendele asjadele, et mida võiks veel või rohkem teha. Ja ideaalis sa võiksid loomulikult tagasi saada siit ka tagasisidet oma töötajalt, aga tüüpiliselt seda ei julgeta otse nii anda juhi suunas, et jätka seda, sellest sa oled tubli, seda tee rohkem. Ja seepärast sa võid alternatiivina kasutada siis töörõõmu, tööpiina avastajat, ehk siis õied, okkad, pungad. Mis sul õitseb, milles sul hästi läheb, millega sa rahul oled, mis teeb rõõmu töö juures, mis torgib, mis on okkad, mis on tööpiina allikad, mis tekitab frustratsiooni ja pungad, mis vajab veidi kastmist.